Tere sulle, mul on hea meel tervitada sind täna õhtul siin. Võib-olla vaatad muidugi pärast järgi seda videot, siis on selleks võib-olla mingi teine aeg. Aga täna see teema, mille siis teieni tahan tuua ja sinuni tahan tuua, on siis 3 suhtetasandit. Ja kuna minu juures käib väga palju kliente just erakliente eravastuvõtul, siis see on üks teema, mida ma olen pidanud ikkagi väga tihti selgitama ka eravastuvõtul, et inimene saaks aru, kui ta tuleb suhte teemaga näiteks minu juurde, et mis on need kohad, kuhu ta tegelikult on takerdunud. Nii et mina olen siis Kairi Kuusma ja võtan vastu nii eraviisiliselt kui ka teen grupitöid ja võimalus on tellida ka koolitusi, mida ma olen siis läbi viinud erinevates ettevõtetes, ka enesearengu koolides ja teinud ka kooli sellise enesearengu koolituse. Nii et on mulle antud ette teemad ja olen selle järgi ka koolitusi kokku pannud. Nii et kui sul tekib mingi mõte, võid alati mulle kirjutada kairi.kuusma@gmail.com. Läheme siis tänase teema juurde, et 3 suhtetasandit. See on väga oluline koht, sellepärast et kui inimesed lähevad suhtesse, siis tihtipeale me ei teadvusta, me oleme võib-olla isegi väga pikas suhtes olnud ja me ikkagi ei teadvusta tegelikult, millises etapis me selles suhtes oleme. Ja see 3 suhtetasandit tegelikult ütlebki ära, et milline see etapp praegu on, milles sa praegu oled. Nii et see esimene etapp, mida ma siis ise nimetaks romantika etapiks, see on selline kõik meie armastuse keemia meie enda sees lööb lõkkele, kõik meie siukene keemiline pagas lööb meie sees värelema ja tulevad liblikad ja sellised kõik see teise inimese suhtes tundub, et tema on see õige. Tema on see kõige õigem, me oleme nii sarnased, me oleme täpselt sellised, me niivõrd hästi sobime ja me vaatame seda inimest tegelikult sellel ajahetkel läbi roosade prillide. Ja mida ma tahaks öelda, mida tugevam on see tunne, mida võimsamalt me tunneme, et me oleme klammerdunud või nagu oleme selle inimesega nagu ühenduse leidnud, seda rohkem tasuks vaadata, mis tegelikult meie endis on lahendamata või vajab kompenseerimist. Nii et see on üks teema, millega minu juurde väga tihti tullakse ja seda lahendan ma läbi kehapsühhoteraapia ja vaatame siis seda, missugustes valdkondades või missugustes etappides inimene on tegelikult puuduses ja see puudus on see koht, mis tegelikult selles teises inimeses annab mulle selle vau-tunde. Kui me oleme ära lahendanud enda sees mitmeid asju, siis see on palju pehmem. See ei ole selline, ma ei oska isegi selgitada või seletada, mis tunne siis on. See on selline tunne, et kui seda teist inimest ei ole, siis ma kukun kokku. Nii et see esimene etapp on siis romantika etapp ja eesmärk on, mis siis, kui 2 inimest saavad kokku tegelikult, mis on eesmärk? Selleks, et jätkata sugu ja selleks, et luua perekond. See on ju aastad, kümneid niimoodi olnud. Praeguses ajas on muidugi siin juba need suhtenõuded natukene muutunud ja see, kuidas me tahame oma suhet üles ehitada, siin tuleb palju igasuguseid muid lisapunkte ka veel juurde, millest ma hästi kergelt võib-olla pärast räägin ka. Ja kui see armumise faas siis läbi saab, ehk see armastuse keemia faas, see kestab kuskil 2 kuust kuni 2,5 aastani. Ja siis me nagu ärkame sellisest armastuse pohmellist ja me hakkame vaatama seda teist inimest ilma nende roosade prillideta ja see inimene hakkab nagu muutuma meie jaoks. Ta ei ole enam seesama inimene nagu. Sealt tulevad välja mingisugused sellised asjad, mida me ei ole nagu üldse osanud oodatagi. Ta võib-olla hakkab käituma selliselt, mis meile väga ei meeldi. Ta võib-olla hakkab ütlema meile mingeid asju, ta hakkab võib-olla nõudma midagi. Nii et see keemiline protsess meie sees hakkab muutuma. Ja
me jõuame järgmisesse etappi, milleks siis on võimuvõitlus. Ja vot see võimuvõitluse koht on nüüd see, kus, kui paarid on jõudnud kuskil 3.–4. abieluaastani või kooseluaastani, siis kiputakse lahku minema, sellepärast et siin läheb väga teravaks. Siin läheb nii teravaks, kuna see võimuvõitlus võib minna väga-väga suureks ja me hakkame esitama nõudmisi, tekivad erinevad dünaamikad vastavalt sellele, kus me oleme kasvanud, me oleme õppinud oma vanemate pealt, mismoodi peab suhe töötama. Me oleme mõelnud, et me kindlasti selliselt ei tahaks seda, aga me oleme väiksest peale olnud mingites teatud suhetes ja me oleme seda kõike kõrvalt näinud ja me oleme ennast kohandanud vastavalt sellele, et sellesse perekonda, kus me oleme kasvanud, et sellesse perekonda sobituda ja me oleme õppinud ära teatud käitumismustrid. Ja vot nüüd selles etapis hakkab see kõik tulema välja. Siin hakkab välja tulema mitte ainult see, vaid ka need meie isiklikud traumakohad, mis meil on olnud, need kogemuslikud kohad, mis meil on olnud ja kõik see tuleb nagu täispakett meile lauale. Mille pärast ma ütlen, et suhe on parim koht enese arenguks? Sellepärast, et nüüd me saame hakata vaatama. Kui me oleme väga teadlikud, kui me teadlikult hakkame sinna endale otsa vaatama. Ja see töö, mina kunagi ei võta paare alguses enda juurde paari nõustamisele, sellepärast, et kõigepealt ma soovitan läbi töötada enda isiklikud asjad. Kui seal on nii palju pingeid, siis paariga töötamine on suhteliselt mõttetu alguses, vaid tasub kõigepealt teha esimene etapp läbi iseendaga ja alles siis, kui see enda etapp on läbi töötatud, siis saab tulla see paar nagu kokku ja hakata seda vaatama. On muidugi erinevaid metoodikaid, ongi suhte nõustamised, kus võib-olla vaadataksegi seda kohta, kui mõlemad on sellises kohas, et nad on valmis väga tõsiselt ja ausalt peegli ees endale otsa vaatama, siis võib muidugi minna ka kohe paari nõustamisele, nii et sõltub sellest, kus see paar on. Kui on aga üleval väga tugev konflikt, see võimuvõitluse koht, siis mina soovitan tulla eraldi. Nii et oleme siis jõudnud sellesse võimuvõitlusesse. Ja kuidas siis paarid selle võimuvõitlusega toime tulevad? Kõigepealt, kui need roosad prillid on eest ära võetud, siis tihtipeale valitaksegi see lahkuminek ja leitakse need põhjused, me ei sobi, mida iganes, süvenemata, mis see siis nüüd tegelikult oli, vaatamata seda, et mis minu enda puudujäägid selles suhtes on ja niimoodi liigutakse suhtesse. Mul on päris mitmeid tuttavaid ja ka teraapiakliente, kes ongi niimoodi liikunud 4-5 aasta tagant, 3-4-5 aasta tagant vahetavad partnerit, liiguvad järgmisesse suhtesse, sest nad on liikunud selle võimuvõitluse etappi. Ja vot nüüd selles etapis peaks hakkama midagi tegema ja enda ja partneriga lähemalt tuttavaks saama, sest muidu me sellest kunagi läbi ei saa. Me võime neid partnereid vahetada ja siis öeldakse, et ma olen jälle samasse ämbrisse astunud. Tegelikult need on need meie sama enda mustrid, mis vajavad lahendamist, aga me ei ole sinna sellele osanud tähelepanu pöörata. Ja tihtipeale on nii, et mina väga soovitan ikkagi erateraapiat, et mõnikord on vaja siia väikseid peegeldusi, et üldse aru saada, kuidas ma toimin. Ja selleks, et sellest toimemehhanismist välja tulla, on vaja natukene sellist kõrvaltuge, et keegi näitaks ja peegeldaks sulle neid kohti, missugustes mustrites sa tegelikult oled ja kuidas sa seal tegelikult liigud. Nii. Ja järgmine on selline ellujäämisprogramm. See tähendab siis, ega teekonda jätkatakse küll koos, et püütakse siis selle valu ja frustratsiooniga kuidagi ellu jääda. Seal hoitakse sellest suhtest kinni, kuigi tegelikult see suhe juba tegelikult ei toimi. Ja sellesse valusse ja sellesse frustratsiooni
on väga mitmed paarid kinni jäänudki ja nad ongi selles ja nad ei liigugi sealt kuhugi mujale. Nii et lõpuks kaob sealt ka seks ja lõpuks kaob selline omavaheline üldse side seal ära. Nii et toimub selline kaugenemine, öeldakse, et me kasvasime lahku. Tegelikult on see, et me ei ole läbi töötanud enda neid põhjuseid, et mis vajavad enda sees lahendamist selleks, et üldse olla suhtes. Mis siis seda suhet tegelikult lõhkuma hakkavad? Kõigepealt on see, et me omavaheline kommunikatsioon puudub. Me ei räägi omavahel, see on number 1 reegel, ma olen nii palju näinud seda. Nii kui me ei hakka omavahel kommunikatsiooni teemal rääkima, kui me ei hakka omavahel informatsiooni vahetama, kui me üksteisega ei aruta seda, mis on ühele, mis on teise, mis on ühele vajalik, mis on teisele vajalik, missugused ühel on ootused ja lootused, siis nii kaua me mitte midagi selles suhtes ei parane. Meil hakkavad tekkima isekad nõudmised, väga jõuliselt, et kuule, tee nüüd ära, sa pead selle tegema. Nii mees kui naispool võib seda nõuda. Ja kui see ei ole viisakalt ja austust avaldavalt teise inimese suhtes, siis see teine pool ei taha tegelikult neid täita. Me tõmbume tagasi ja meile need ülesanded, need käsud ja keelud nagu vanemalt, see tegelikult ei ole paarisuhte alustala, vaid see hakkab suhet lõhkuma. Mis on veel tekivadki need häirivad harjumused, see teisel poolel on igasugused, mida me alguses ju ei näinud, panime silmad kinni, mis sest, et nõud olid võib-olla pesemata kogu aeg kraanikausis, aga nüüd meid juba väga häirivad see, võib-olla näiteks esikusse jätakse jalanõud laiali, see hambapasta tuubi jutt on ka teile kõigile tuttav, nii et ja kui me seda nagu omavahel ei räägi läbi, näiteks, et ole hea, et kui ma tulen koju, et tõsta jalanõud ukse alt ära, et ma lihtsalt koperdan sinna otsa ja võib-olla muud asjad veel. Et kui seda läbi ei räägita, missugused harjumused teisele ei sobi, siis me ei saagi kohanduda, me ei saagi nagu rahulikult selles suhtes olla, sest iga kord mingisugune üks asi meil kogu aeg käivitab. Ja seesama see mitte rääkimine ja valelikkus, see on tegelikult nagu üks ja sama natukene, kui me ei ole üksteise suhtes ausad, siis see suhe ei ole ka kindlal vundamendil ehk kindlatel alustel. Nii et mina soovitan hakata jälgima, et mis on need teemad, mida ma ei taha teisega jagada. Üks teema võib olla näiteks raha teema, läheduse teema on kindlasti üks teema. Nii et vaadake, missugused need teemad on, mida ma teisega tegelikult jagada ei taha. Võrdlemine ja negatiivsus, vot see on ka üks niisugune, kui ma hakkan teist võrdlema. Mul oli ennem nii, minu eelmine partner käitus nii, minu vanemad ei teinud kunagi selliselt, mis iganes võrdluse, aga naabrinaine on vot niimoodi, siis see tekitab kohe suhtesse sellise pinge, üks tunneb ennast halvasti ja teine tahab ennast nagu positsioonilt kõrgemale tõsta, nii et see on nagu selline kindlasti suhet rikkuv. Üks asi veel, mis kindlasti on vaja ära õppida, on see meie emotsionaalne läbikäimine, sest kui me ikkagi tuleme kokku ja me ei oska emotsionaalselt ennast talitseda, vaid elame emotsioonid teise peal välja, sest mida lähedasemaks me saame või mida kauemalt me koos oleme, siis kaob omavahel tegelikult ära see austuse koht ja julgelt elatakse emotsioone teise peal välja. Ja see tegelikult lõhub väga-väga suhet. Seal kaob igasugune lähedus. Kuidas sa saad lasta inimest lähedale, kes ei ole sinuga austav? Seal kaob ära usaldus ja tekib kaugenemine. Üks oluline koht on veel, mida ei tehta, et ei räägita läbi oma ajagraafikuid ja ei lepita kokku seda, kuidas tegelikult omavahel suhelda, milline see ühisosa üldse omavahel on. Nii, ja kus on siis need kohad,
valdkonnad, siis mida siis võiks endal nagu selgeks teha. Nii nagu ma ütlesin, kõigepealt on need ootused ja lootused, et kui me läheme suhtesse, siis meil on igaühel oma ootused ja lootused. Ja mina soovitaks võtta iseendal, kirjutada välja, mis on sinu enda ootused ja lootused. Kui sa lähed suhtesse, mis on sinu jaoks oluline? Mõne jaoks on võib-olla oluline see, et me sööme koos õhtust. Mõne jaoks on oluline see võib-olla, et me läheme välja ja sööme seal koos. Mõne jaoks on võib-olla oluline see, et sa tuleksid minuga koos ja tegeleksid mingisuguse minu ühise tegevusega. Väga tahan, et sa sellest osa võtaksid. Teisele võib-olla see väga üldse ei sobi. Ma soovitan välja kirjutada need osad, mis on sinule kõige olulisemad. Ja siis välja uurida ka teise poole need ootused ja lootused, mida tema suhtesse tulles soovib. Kui sa oled noor inimene, siis kindlasti ka see, et kas sa soovite lapsi saada, võib-olla millises kodus te sooviksite elada, kas te soovite mingit karjääri luua, ühesõnaga panna paika, mis on sinu jaoks oluline. Nii et ja siis neid omavahel arutada ja siis on alles võimalik seda asja paika loksutada. Teine asi on see kindlasti, et millised on minu piirid, sest kui ma oma piire ei kehtesta, kui ma oma piiridest aru ei anna, võib-olla sa oled selline, kes tõmbub endasse, kui tekib mingisugune konflikti olukord, siis teine ei saagi üldse aru, kus see sinu piir jookseb, sa ei väljenda ennast, sa ei ütle seda, mis on sinu jaoks oluline. See rääkimise õppimine, see on üks olulisemaid kohti üldse. Ja ma võiks öelda, et põlvkondi on olnud see, et naised võib-olla ei ole nii palju rääkinud, nad ei ole endast nii palju väljendanud. Praeguseks ajaks me oleme hoopis teisel ajastul. Naised ennast rohkem väljendavad, neil on rohkem enda soove ja nad saavad ka neid võimalused on ka palju suuremad, nii et nad saavad enda karjääri teha, nad saavad valida seda, kas ma läbi nende rasestumisvastaste vahendite valida selle, kas ma saan lapsed või ei saa. Nii et siin on päris palju võimalusi naistel ja nad saavad ennast ka julgemini väljendada ja peavadki rohkem väljendama, sest me elame hoopis teisel ajal. Nii. Siis on kindlasti nende erimeelsuste lahendamine. Kui meil tekivad mingisugused erimeelsused või konfliktid, siis me peame olema julged nendes erimeelsuste lahendamises. Me ei peaks neid vältima, sest see on see kõige, mis tavaliselt on alati suureks takistuskiviks. Me hakkame vältima. Me väldime seda, et meil on mingisugune konflikti olukord või mingi erimeelsus olnud. Me jätame selle kõrvale, siis me jätame veel kõrvale. Selleks tekib lõpuks selline kuhi, et me ei saagi aru enam. Ja lõpuks on meil niimoodi näost kinni ja meil tundub, et terve see kooselu, me isegi ei suuda siit enam välja tulla, sest me oleme nagu erinevalt planeedilt. Nii et kui te tunnete, et teil on mingisugused erimeelsused olnud, soovitan hakata seda kohe lahendama, kohe alustada sellest lahendusest. Siis on see, et me oleme mõlemad isiksused. Ükskõik kui vanalt me siin kokku ei saa. Me oleme mingisuguses baasi saanud, nii nagu ma alguses ütlesin. Me oleme kasvanud kuskil perekonnas, kus on olnud oma õppimise kohad, kuidas käituvad vanemad, kuidas on lastega olukorrad, mismoodi suheldakse, millised on traditsioonid ja selle me võtame ju kõik kaasa. Mitte üksnes selle, vaid me võtame lausa oma suguvõsa mustrid ja traditsioonid siia suhtesse kaasa. Nii et me ei abiellu või ei saa kokku ainult 2 inimest, vaid me võtame pagasi, mis võib olla väga kaugelt alanud. Ja see mõjutab meid ka igapäevaselt. Ja kui me sellest ei räägi, kui me seda omavahel ei aruta, me võime ka isiksuse omadusi siin vaadata näiteks seda, et kas ma olen selline avatud inimene või mitte avatud inimene, olen ma suhtleja või mitte suhtleja. Seda me üldiselt nagu näeme omavahel, on ju.
aga mis mulle siis nagu meeldib siin elus teha, kas ma olen võib-olla selline lillelaps ma olen niisugune, et aeg ei ole võib-olla minu jaoks nii primaarne, ma liigungi kuidagi selline, teine on võib-olla jälle väga punktuaalne, tema jaoks on täiesti hullumeelne see, kui sa ei tule õigeks kellaajaks kohale ja see ajab mul nii kettasse. Nii et kindlasti tasuks ära vaadata need isiksuse omadused ka. Üks on võib-olla gurmaan, teine ei taha söögist väga midagi teada, võib-olla on selline läbi vaja vaadata ka mingisugused käitumismustrid, mis võib-olla ühele on jätnud ühe jälje, teisele teise jälje, nii et siin nagu sellist arutelu ja sellist omavahelist kommunikatsiooni on kindlasti alguses väga vaja, et üldse aru saada, kuidas need sobitumine on ja palju siin üks peab teisele järgi andma, võib-olla mingites kohtades üks rohkem, teine vähem, nii et soovitan seda väga jälgida. Nii, siis ja mis on tegelikult selle paari suhte selline põhiline asi, on usaldus, siis on seesama lähedus ja tunnustus, et vot need on need kohad, mida me siis paari suhtesse tuleme nagu otsima, pluss veel see võimuvõitluse koht. Ja nii kaua, kui me oleme selle võimuvõitluse kohas, nii kaua on olemas kogu aeg selles paari suhtes pinge. Ja see pinge ei lähe ennem ära, kui me tegelikult ei saa aru, mis seal all see põhivajadus on, mida me tegelikult sellelt partnerilt vajame. Ja vot see on nüüd see koht, mida mina soovitan kõigil põhjalikult uurida enda sees ja isegi võib-olla minna nõustaja juurde ja see välja selgitada, sest kui ma teada saan, et minul on kõige suurem puudujääk turvatundes, siis ma eeldan, et see partner mulle seda pakub. Kui minul on kõige rohkem vajadus läheduse järgi, siis ma eeldan, et partner seda mulle pakub või tunnustuse järgi. Ühesõnaga, selgitage välja, mis on see, mis on teie jaoks kõige olulisem. Ja nii kaua, kui me oleme selles võimuvõitluses, me käime sellises kolmnurgas nagu ohver, päästja ja agressor või kontrollija. Ja nii kaua, kui me selles liigume, nii kaua me tegelikult paari suhtes sellisesse tasakaalu nivoosse ei jõua ja meie omavaheline võitlus on pidev. Me jäämegi sinna, sellesse ringi sisse. Nii et soovitan väga seda teist osa endas uurida, kõik need punktid, mis ma siin täna rääkisin. Ja selleks, et saada aru, kas ma olen sellest võimuvõitluse osast väljunud, oleks hea nagu vaadata üle järgmised punktid. Kas ma aktsepteerin teist inimest koos tema nende erinevuste ja väärtushinnangutega? Kas sa oskad selle võimuvõitluses jääda neutraalsesse poolde, mitte minna sellesse võitlusesse sest muidu me ei jõua mitte kunagi selle armastuseni, vaid me oleme kogu aeg selles võimuvõitluses. Nii et hakka jälgima seda, et millises võimuvõitluses ma olen. Mõnikord me võitleme mingite jaburate asjade pärast. Pane see tass siia. Miks ei pane seda tassi siia? Ja me võime mis absoluutselt ei puutu. Tegelikult seal all võib hoopis midagi muud olla. Ma olen võib-olla hoopis väsinud või ma ei tea, mis ma vajaks. Võib-olla vajan puhkust, ma võib-olla vajan lihtsalt tähelepanu, võib-olla natukene lähedust, mida iganes. Nii. Siis kindlasti, et arusaamine sellest, kes te olete ja mis teil paarina olemas on. Nii et kindlasti tuleks see koht ka üle vaadata. Ja kui te selle kohani olete jõudnud ja aru saanud, siis sellest võimuvõitluse faasist hakkate ka üle saama.
kõige tähtsam on see, et loobuda nendest lootustest ja ootustest ja nendest fantaasiatest, mis te olete enda peas loonud. Niikaua, kui ma ei ole teise poolega läbi rääkinud, mis on tegelikult oluline, mis on minu jaoks oluline paari suhtes, mida ma vajan sellest paari suhtest. Ja niikaua, kui ma istun siin peas ja loon mingisuguseid lugusid, kuidas või mis võiks olla, niikaua see on fantaasia. Niikaua see on illusioonpilt. Mina nimetan seda illusioonpildiks, mis tihtipeale kukub kokku, kui hakata rääkima, mis on mõlema poole tegelikult antud ajahetke vajadused ja ootused paari suhtele. Ja lõpuks siis, et elu tuleb võtta nii, nagu ta on, olla sellises reaalses ajas ja partneriga arvestada selles ka, et see, mis on olnud, tihtipeale tahame jääda kinni nendesse vanadesse asjadesse, täpselt samamoodi nendesse lugudesse, aga seal sa ütlesid nii, aga seal sa tegid nii ja niikaua me istume seal ja näitame näpuga sinna teise poole, ikka ei muutu mitte midagi. Üks kõige olulisem koht on see, kus see võimuvõitlusest me oleme välja tulnud, on see, et niikaua, kui ma näitan sinu suunas, on ikkagi seal väike võitlus sees. Niikaua, kui ma pööran selle fookuse iseenda peale ja hakkan uurima iseennast, uudishimulikult vaatama, millised on minu need käitumismustrid, millised on minu traumakohad, millised on need minu vajadused, sest ei piisa sellest, et ma saan teada, millised on tema omad. Ma pean teada saama eelkõige seda, mis on minu enda vajadused ja mis on minu enda sees need valukohad, mida oleks vaja läbi töötada. Nii ja siis tuleb edasi see kõige kolmas, mis on siis stabiilsus. Ja see stabiilsuse faas on see, kui me oleme selle kaklemise ja võitlemise lõpetanud ja võime liikuda siit siis nagu edasi. Aga paljud sinnani ei jõua ja see ongi kõik selles mõttes kurb, et me jääme kinni nendesse kõigesse eelnevasse, millest ma rääkisin. Kui me oleme selle läbinud, siis me saame siit nüüd nagu edasi liikuda. Ja selles faasis, selles stabiilsuse faasis jõuab meieni see tunne, see taipamine meie sees, et ma ei saa seda partnerit muuta. Ta on nii, nagu ta on. Ma saan muuta iseennast, enda käitumist ja vastavalt sellele võib muutuda partner. Me võime leppida omavahel asju kokku ja ta võib neid asju täita, aga ta võib ka mitte neid asju täita. Kõik sõltub sellest, milline on see teie omavaheline kommunikatsioon ja usaldus. Nii et selles faasis ma saan aru, ta on selline inimene, nagu ta on. Mina olen valinud ta endale partneriks ja siit me läheme koos. Ja siis tekibki selline pühendumise koht, nii et selles kolmandas faasis, selles stabiilsuse faasis tekib selline pühendumis. Ja võetakse see reaalsus omaks ja saadakse aru, et ongi nii, nagu on. Ja aktsepteeritakse ka neid puudujääke sellel partneril. Ja siit õpitakse armastama üksteist ja üksteist aktsepteerima. Nii et see on tõesti selline pühendumise koht. Ja siit edasi siis me jõuame sellisesse õndsusesse ehk koostööfaasi, kus me tõesti üksteist tahamegi toetada. Me oleme ära õppinud üksteise vajadused, me oleme ära õppinud see, millised on üksteise need sellised võib-olla tulevikuplaanid, mida me tahame koos teha, missugused on meie mõtted ja teod, mida me tahame koos teha ja me anname samas teisele ka ruumi ja me seisame ise oma jalgadel. Ma arvan, et see on üks kõige olulisemaid kohti, et me peame jõudma selles paari suhtes sellesse punkti, et me seisame oma jalgadel. Me ei saa toetuda teise inimese peale või arvata seda, et see teine inimene aitab mind kuidagi. Me saame ainult iseennast aidata siin ka paari suhtes. Nii et
mina soovin südamest, et sina saad läbi töötada oma need väiksed valukohad, võib-olla ka suured valukohad. Ja kui sa ise seda ei suuda, siis mina soovitan väga minna ikkagi nõustamisse. Ja viimasel ajal on nii positiivne on see, et mu juurde on tulnud väga palju inimesi, kes on just alustamas suhet. Nad on tegelikult alles selles esimeses faasis ja juba praegu ma näen, kuidas nad sellest esimesest faasist väikeste komistuskivide taha on komistanud ja tahavad siit edasi minna väga teadlikult. Ja tõesti, kui selles faasis inimene tuleb ja hakkab endaga tööd tegema, siis siin see motivatsioon selle teise inimesega koos olemiseks on nii suur. Nii et siit edasi liikuda, nad liiguvad kõik väga kiiresti. Kui sa oled juba pikaajalises suhtes, siis ära kaota lootust. Alati on võimalik siit ka minna edasi. Nii et ükskõik millises etapis sa oled, võib-olla sa üldse soovid suhtesse minna, siis siin ka on hea vaadata läbi enda need kohad. Selleks, et läbi töötada need oma mustrid ja võib-olla need valukohad. Selleks, et kui see partner tuleb mu ellu, et ma olen stabiilne, neutraalne ja ei käivitu oma nende vanade käitumismustrite ja valukohtadega. Nii et ma soovin sulle südamest tõesti kõike head ja sellist teekonda sellise õnneliku, tasakaalustatud ja kindlasti teadliku paarisuhteni. Nii et ma soovin sulle edu.